Tere tulemast Koeru Keskkooli 46. lennu lõpuaktusele. Palume teil tänaste päevakangelaste auks püsti tõusta. Ramo, tamburiin, tuubal esineb Mirko Sirile. Sõna saab
Keskkooli direktor Jaan Kabin. Austatud lõpetajad, õpetajad, vanemad, vallavanem, külalised, head Koeru Keskkooli 46. lennu lõpetajad. Tegu on mõttemõõt, seda armastas mul üks sõber öelda. Loodan, et 20 aasta pärast klassi kokkusaamisel saate te öelda, et olete operaatorid, automaatikud, tehnikud, insenerid, tootmisjuhid, õpetajad, teadurid, aga 40 aasta pärast teadlased, konsultandid, direktorid, firmajuhid, omavalitsusjuhid, poliitikud, teadlased. Aga kõige olulisem, kõik, mida teete, tehke südamest ja rõõmuga. Ärge tormake eluteel, vaid iga tegevus omal ajal teie elukaarel. Ehitage oma elu üles elukestvaks õppeks, leidke parim viis, kuidas suhestuda planeediga Maa. Ehk on eluteel toeks Doris Kareva luuleread. Ma ei unusta ühelgi hommikul endale kordamast, olen oma valikutes vaba. Ma ei lase mööda ühtegi võimalust elust rõõmu tunda. Ma ei jäta tähelepanuta kedagi, kes võiks minu tuge vajada ega tõrgu olemast hea iseenda vastu. Elu on avar nimeliselt mitmene kõiges oma avaldustes. Jaatades ennast, jaatan ühtlasi lõpmatult palju teisi eluavaldusi. Kõik mahub maailma ära. Head vanemad, kodustes paikades, mille omases mullas juurduvad võrsed, kasvavad tugevaks, saades siit oma jõu, teadmised, uskumused, kombed ja tavad. Siit saame kõik selle, mille võtame kaasa läbi elu, läbi eelkäijate käidud radade, loodud teadmiste ja tunnetuse. Need on usaldusväärsed ja ajatud teadmised nii nähtavast kui nähtamatust maailmast. Teadmised, mida oleme jaganud alates lapsepõlvest, lapsepõlvekodust. Tihti juhtub, et hing ihkab tagasi seda kodust paika ja lapsepõlve. Vaadata vahel elus tagasi ja näeme oma teekonna algust. Seal on mu kodu, mu juured, kõik ihu, hingetoit, mis kingiks antud. Hoidke kõik need võimalused oma armsatele lastele valla, hoolige ja armastage neid ning olge neile ikka toeks hingevalus ja rõõmustage koos. Hea õpetaja, tänan sind, et ellu juhtisid sa noored head. Head lõpetajad, kohe saate endale uue staatuse, vilistlane. Jagugu teil tahtmist ja oskust süveneda ning oskust intuitiivselt ja kiirelt tegutseda. Olge rõõmsalt lootusrikkalt ja targalt ettevaatlikud. Edu teile! Aitäh! On aeg jagada gümnaasiumi lõputunnistused. Gümnaasiumi lõpetab hõbemedaliga Jarmo Jürgenson. Gümnaasiumi lõpetab 4 viitega Raino Kanne.
Gümnaasiumi lõpetab 4-5 Mikk Laansalu. Gümnaasiumi lõpetab ja kiituskirja väga heade tulemuste eest matemaatikas saab Karolin Ambus. Gümnaasiumi lõpetab Maria-Lisette Arand. Gümnaasiumi lõpetab ja kiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses saab Brent Pürkland. Gümnaasiumi lõpetab Emili Kallasmaa. Gümnaasiumi lõpetab Juss Kellner. Gümnaasiumi lõpetab Gert Kind. Gümnaasiumi lõpetab Karolin Kons.
Gümnaasiumi lõpetab Kirke Koppel. Gümnaasiumi lõpetab Serlin Laansalu. Gümnaasiumi lõpetab Mihkel Lindermann. Gümnaasiumi lõpetab Heleri-Marit Maasikas. Gümnaasiumi lõpetab Mikko-Mattis Mänd. Gümnaasiumi lõpetab Oskar Tammi. Gümnaasiumi lõpetab Marleen Tamp. Gümnaasiumi lõpetab Jüri Villem.
aitäh, klassijuhataja Aili Alatsei! Palju õnne teile! Sõna saab Järva vallavanem Toomas Tammik. Head gümnaasiumi lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad, külalised. Elame muuhulgas ka Tammsaare vallas. Tema suurteoses Tõde ja õigus on öeldud, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Sama mõtet, nagu saavutatakse edu ainult läbi raske ja ränga tööga, kantakse tihti üle ka tänapäeva. Kõik siin elus peaks justkui tulema läbi raske töö ja vaeva. Kuid kas see peab alati nii olema? Arvan, et mitte. Hoopis lihtsam on edu saavutada selles, mida sa väga hästi oskad, mis sulle meeldib, mis sul tuleb kergelt ja loomulikult välja. Ole lihtsalt püsiv ja suure tõenäosusega saavutad lemmikvaldkonnas edu. Oled õnnega koos, kui teed seda tööd, mida naudid. Kui teil ei ole praegu veel 100% selge, kelleks tahate saada ja mida edasi teha, siis pole viga. Kui näiteks otsustate ülikooli kasuks ja õppides selgub, et see pole see valdkond, mida soovite oma tulevases tööelus teha, saab alati teha vigade paranduse, nagu kooliski. Kuid see ei tohiks muutuda reegliks, sest ajal on kulla väärtus. Ja veel, olge uudishimulikud. Uudishimu viib elus edasi õppides võtke sellelt ajalt kõik. Korraldage üritusi, osalege erinevates aktiivtegevustes, tehke uurimustöid, osalege üliõpilasesinduse töös ja nii edasi. Kõik see annab elus eelise ja kindlustunde. Kuid ärge unustage ka pidutseda ja puhata, ka see on vajalik edu saavutamiseks. Lõpetuseks lisan, et tehke alati natukene rohkem, kui teilt toodatakse. See toob kasu nii teile endile kui pikas perspektiivis kogu ühiskonnale. Nii aitate ka neid inimesi, kes mingil põhjusel pole suutelised või ei saa nii aktiivsed olla. Sellega loote lisandväärtust tervele Eestile, mis on seeläbi veelgi parem paik elamiseks. Palju edu teile! Üheteistkümnenda klassi nimel saab sõna Mirko Sirile. Tere, kallid lõpetajad ja lugupeetud siinviibjad. 12 aastat kooliteed on läbitud, kuid ees ootab tundmatu uus. Kõik, mis siiamaani kaugustest terendanud, see kauge ja püüdmatu on märkamatult teie ette jõudnud. Vaid üks samm ja avanevad tundmatud vetevallad ühes tõusude ja möönade ning tormi ja maruga. Tuleb õppida nendes oludes õiget kurssi hoidma, et jõuda pärale, kuhu teie hing ihaldab. Igaühel on oma elule erinevad ootused ja tänapäeva tingimustes piiramatud võimalused nende teostamiseks. Elage täiel rinnal, ärge andke alla. Igast kaosest leidub väljapääs, mille kogemine teeb teid ainult rikkamaks. Tunnetage, nähke elu ja hetki ning võimalusi neis. Ma soovin teile 11. klassi poolt edu oma unistuste täideviimisel ning rõõmu ja õnne otsimisel. Kõike head teile lõpetamise puhul. Sõna saab 46. lennu klassijuhataja Aili Alatsei.
tere! Minu kõne koosneb 3 osast. Kõigepealt sissejuhatus, mis tegelikult oleksid minu tänusõnad ja kõigepealt teile, kallid Koeru Keskkooli 46. lennu lõpetajad. Ma ütlen aitäh nende 5 aasta eest, mis ma sain olla teie klassijuhataja, sellepärast et teiega koos oli põnev ja huvitav ja väljakutsed mulle meeldivad, sest hommikul kooli tulles ei teadnud ma kunagi, mis mind ees ootab. Nii, aitäh, kallid vanemad ja vanavanemad, et te olete olnud nende noorte inimeste kõrval või selja taga vähemalt. Armsad kolleegid, õpetajad, siiras tänu teile selle tehtud töö eest, et täna need 18 noort inimest siin istuvad ja just äsja oma lõputunnistused kätte said. Ja samuti tänu kõigile, kes sellel teel on panustanud nende noorte heaks, et nad niisugused särasilmsed ja rõõmsameelsed siin täna istuvad ja on. Aitäh! Nii, ja nüüd siis kõne sisu. Kallid Koeru Keskkooli 46. lennu lõpetajad, austatud Koeru Keskkooli direktor, Järva valla vallavanem, lugupeetud õpetajad, lapsevanemad ja kõik külalised. Minu kõne on üles ehitatud vanasõnadele. Iga algus on raske, aga julge pealehakkamine on pool võitu, sest kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest. Kui midagi teed, tee hästi ja kui oled alustanud, vii asi lõpuni, ära peatu poolel teel. Tea, et harjutamine teeb meistriks ja kordamine on tarkuse ema. Kuigi ega mõistust kellelegi sisse saa kallata ja tarkus süüa ei küsi, vaid annab süüa. Ja kui tahad targaks saada, pead õppima. Kes teeb tööd, see rõõmu näeb ja töö õpetab tegijat. Ja ikka, kuidas külvad, nõnda lõikad ning omad vitsad peksavad kõige valusamini. Tark mõtleb esiti, rumal kahetseb pärast kahjuks. Laisa tööpäev algab ikka alles homme, aga täna sida toimetusi ära viska homse varna, sest homme on võib-olla juba hambad varnas, aga siis on võimalik varnast võtta hea nõu ja otsast alata. Ja lõpetuseks. Rääkimine on hõbe, aga vaikimine kuld. Head lendu teile! Lastevanemate nimel saab sõna Kaja Jürgenson. Armsad koolilõpetajad, õpetajad ja külalised. Winston Churchill on omal ajal öelnud, ma olen alati valmis õppima, kuid mitte alati ei meeldi mulle, et mind õpetatakse. Seda on oma elus ilmselt kogenud iga inimene. Meile ei meeldi, kui meid õpetatakse. Ent ometi on kool õppimise ja õpetamise koht.
nii alustasid ka meie lapsed 12 aastat tagasi oma kooliteed. Siinkohal tahame tänada kõiki algklassi õpetajaid, kes on seda vundamenti kivi haaval ehitanud ning lisaks A-le ja B-le on nõudnud korda ning õpetanud probleemi lahendamisi ning suhtlemisoskusi. Suur tänu selle kindlamate panuse eest. Samamoodi soovime tänada ka kõiki aineõpetajaid, kes on algklassides rajatud vundamendile usinalt tarkuse müüri edasi ladunud. Igaüks omal moel, aga kõik ühise eesmärgi nimel. Inimese potentsiaal on alati suurem, kui ta ise usub seda olevat. Täname, et olete oma õpilastesse uskunud, julgustanud neid raskusi trotsima ning enda võimetesse uskuma. Aitäh kõige selle eest ja täname õppejuhti ja direktorit koolielu ning õppetegevuse suunamise ning korraldamise eest. Täname kõiki häid abilisi, kes on nähtamatud ja võib-olla isegi varju jäänud, ent kelle panus on meie koolis loonud just selle kooli, mis ta täna on. Meie eriline, soe ja siiras tänu on sulle, õpetaja Aili, et oled olnud meie laste tugi ja teejuht viimastel aastatel. Just sellel segasel ajal, kui noored inimesed tahavad olla iseseisvad. Ent mõtlemise ja ellusuhtumine on alati veel teismelise tasemel. Aitäh, et oled olnud sel ajal meie lastele ühtaegu nii verstapost kui majakas. Kallid koolilõpetajad, täname teid koos õpitud aja eest. Jah, te olete olnud ka meie, oma vanemate õpetajad. Need õppetunnid on olnud mõnikord lihtsad ja kiirelt edasi viivad. Teinekord jällegi on need valulised mõlemale poolele. Ja siinkohal meenub mulle üks lugu. 2 kanget meest tahtnud kord omavahel mõõtu võtta, et kumb on osavam. Otsustasid siis mehed Võidu metsas puid saagida kella 10 õhtu kella 4. Kumb rohkem jõuab? Kell 10 tõmmati saed käima ning alustati tööd. Kell 10:45 kuulis üks, et teise mehe saag peatus. Ta mõtles, et kasutab seda aega ära ning saagis meeleheitlikult edasi. Täistunnil alustas naabrimees jälle tööd. Kell 11:45 peatus naabrimees jälle, sõi ning jätkas täistunnil. Sel moel kuni kella õhtu 4 välja. Teine mees saagis kogu aja paleigis, lootes sel moel võistlust võita. Kui kohtunikud tulid langetatud puid üle lugema, siis selgus, et see mees, kes pause tegi, oli rohkem puid langetanud. Teine mees ei saanud rahu ja küsis, kuidas ometi võimalik on, et sina võitsid? Sa tegid pause, aga mina saagisin vahet pidamata. Sina saagisid küll vahet pidamata, aga mina teritasin ketti ka vahepeal, vastas teine mees. Hea lõpetaja, soovin sulle tuult tiibadesse, et julgeksid elule vastu minna, ujudes eluvooluga kaasa, et võtaksid vastu kõik väljakutsed, mida elu pakub ja mis peamine, hoolitse selle eest, et sinu kett oleks alati terav. Head teed teile! Neljakümne 46. lennu nimel saab sõna Marleen Tamp. Tere, kallid lõpetajad ja tere, austatud kohalviibijad. Täna on kätte jõudnud see päev, mil meie lõpuklass jätame hüvasti kooli ja koolikaaslastega. Me lõpetame täna ühiselt gümnaasiumi osa.
nii ulmeline, kui see ka ei oleks, armas klass, on taas kord üks etapp koolis läbi. Läbitud on jälle üks etapp, mis aitas kujundada meid, aitas leida just selle, kes me tegelikult oleme ja kuhu soovime edasi püüelda. Kallid vanemad ja õpetajad, te võite olla meie üle uhked, et oleme nii kaugele jõudnud. Need 12 aastat on läinud väga kiiresti, kuid oleme kõik vastu pidanud sellel raskel teekonnal. Mäletan, kui läksime esimesse klassi ja juba ootasime, millal saame endale selga panna uhked ja ilusad riided ning lõpetada kogu teekond siinses koolis. Nüüd ongi see käes. Kuid tuleb kindlasti meeles pidada, kui tore oli meil kõigil koos aega veeta. Meie ühised ekskursioonid, tantsuetendused ja palju muud, mida kool on meile võimaldanud. Loodame aga, et meie positiivsed saavutused on meeldejäävad olnud, et nooremad klassid meist eeskuju võtta saaksid. Täname kõiki õpetajaid ja direktorit, et olete meie kõik vembud ja tembud ära kannatanud ning sellest hoolimata meid aidanud ja hoidnud. Samuti soovime tänada õpetajaid, kes veel kõige viimasel hetkel võtsid vaevaks meile järeltöid teha, hindeid parandada ja viimase tunnini õpetada. Me tahtsime olla head lapsed ja õpilased, aga mõnikord jäi see vaid meie mõtetesse, mitte tegudesse. Suur tänu ka meie klassijuhatajatele. Aitäh sulle, Ave, Anne, Reelika, Tiia ja Aili. Oleme siiralt tänulikud, et olete olnud meie klassijuhatajad ja õpetanud nii mõndagi, mis tulevikus kasuks tuleb. Usun, et võin kõigi eest rääkida, kui ütlen, et need 12 aastat on olnud imelised. Oleme siit koolist kogunud toredaid mälestusi kogu eluks. Esimesed sammu ellu on astutud. Loodame, et tuleb mitmeid veel. Kõrget lendu teile kõigile. Aitäh! Ja kutsume siia ette õpetaja Aili. Meile esineb lauluga Mu süda usub õnne Karolin Ambos.
aitäh, Karolin! Tuult tiibadesse soovin teil, las õnn teid üles leiab, las süda suur ja mõte hea teil sihi selge hoiab. Elagu 46. lend! Juhu!